Tänases episoodis on meil külas Next Fertility Nordic Clinicu vastutav arst dr. Aile Naluri. Räägime viljatusest, munarakkude külmutamisest ja kogu protsessist üldse. Head kuulamist! Tere, mina olen Eerika ja sa kuulad Next Fertility Nordic podcasti. See on mõeldud nendele, kes tahavad rohkem teada saada viljakusest ja mul on täna külas meie kliiniku kõige populaarsem arst, kelle juurde on üpriski võimatu tegelikult leida aega, kuid kui vaja, siis alati leiame. Dr. Aile Naluri, tere! Tere! Nii, räägi endast ka kõigepealt, et kui kaua sa oled töötanud viljatusravi arstina ja miks sa jõudsid just selle teemani? Mina olen siis oma arstiteaduskonna lõpetanud Tartu Ülikoolis ja selle järgi asusin siis sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri, mida ma tegin Ida-Tallinna Keskhaiglas ja residentuuri viimastel aastatel siis kliinikumi poolt pakuti mulle võimalust, et kas ma tahaks jätkata viljatusraviga ja siis ma hakkasingi viimastel aastatel rohkem viljatusraviga uurima, võtsin praktikat rohkem sinna ja peale residentuuri lõppu siis olen ma enamus aja oma tööajas tegelenud viljatusraviga, et sünnitusabi ja günekoloogia eriala ma lõpetasin 14 aastat tagasi ja esialgu jäingi siis ITK-sse tööle ja suurem osa sellest ajast tegelesin viljatusraviga. See on siis juba 10+ aastat kogemust. Jah, 13 aastat kindlasti. No, ja siis aga meie kliinikusse sa tulid tööle? Jah, Nextiga liitusin siis 2020 lõpus, nii et juba natuke üle 4 aasta olen siis Next Fertility's töötanud. Meie tänase podcasti teema on viljatusravi. Saate lõpus räägi veel natukene munarakkude külmutamisest. Aga milliste probleemidega siis patsiendid sinu poole pöörduvad? Pöörduvad erinevatega. Osad paarid on juba, kes on proovinud aastaid vahel üritada rasedaks jääda, pole õnnestunud. Osad paarid on ka sellised, kes on alles võtnud mõttesse, et hakkaks nüüd rasedust planeerima, tahavad siis eelnevalt teha tervisekontrolli. Ja kuna Eesti seadusandlus on liberaalne, et siis on ka palju üksikuid naisi, keda me saame aidata, kes tahavad emaks saada. Et valdkond on väga, väga lai. Ja sa teed ka tavalisi günekoloogi vastuvõtte? Neid vähem, jah. Et põhiline osa on ikka viljatusravi vastuvõtud. Aga millal sa soovitad naistel oma viljakust kontrollida? No kontrollida tasuks juba, et kuna praegu on trend ikkagi sinna suunas, et sünnitusi lükatakse hiljemaks ja statistikaga näitab, et esmane see sünnitaja arv või vanus on juba 28 ja sinna kanti, et siis tegelikult võiks oma viljakust kontrollida juba siin, kui naine hakkab 30 lähenema, tal ei ole veel last. Et kuna selleks on väga lihtne analüüs, vereanalüüsis saab määrata antimülleerian hormooni, et see annab nagu mõnes mõttes siukest kindlust, et kui naine selle testi teeb, see näit on tal hea ja ta ei planeeri veel rasedust, et siis ta võib oodata, kui see näit on madal, ta mõtleb alles, et kas nüüd või mõne aja pärast, et kui ikkagi see viljakuse näit on langenud, et siis on pigem nüüd ja kohe. Et kuna me näeme praegu oma igapäevapraktikas, et järjest rohkem ja rohkem tuleb noori naisi, kelle reserv on väga madal, siis tihti on ka see, et naine tuleb 35+ ja on juba natukene hiljaks jäänud selle algusega. Aga kui kaua peaks paar proovima ennem, kui nad sinu poole pöörduvad? Tava ütlemine on nagu, et aasta regulaarselt kooselu ja regulaarselt suguelu ja kui see ei ole tulemust andnud, et siis on juba näidustus pöörduda viljatusravi arsti juurde. Aga alati on ka erandeid, et on näiteks, kui on teada naisel, et tal on polütsüstiliste munasarjade sündroom, et see tähendab, et tal ei pruugi ovulatsioonid igakuiselt käia, et siis see paar on alati on oodatud varem vastuvõtule või kui on olnud näiteks munasarjade operatsioonid, et on olnud endometrioos, mõlemaid munasarju on lõigatud, et siis ka ei pea seda aastat ootama, sest me teame, et need on raskemad juhud, kus on ravi nagu kiiremalt näidustatud, et sellised paarid on alati varem oodatud või samamoodi on, kui on teada, et on meepoolne spermapatoloogia on ju, mis Eesti arsti poolt on juba mingit ravi saanud ja tulemus pole andnud, et ka nendel me ei nõua mingit aastat proovimist, et saame varem raviga pihta hakata. Sa juba mainisid mõnda diagnoosi, aga millised on veel põhjused viljatusel?
No põhjuseid on hästi erinevad, et ongi, et sellised, ütleme 30% viljatusravist on, nagu öeldakse, on naistepoolne põhjus, 30% mehepoolne põhjus, 30% on, kus mõlemal on nagu diagnoos, et vajaks ravi ja 10% on siis nii-öelda sihuke idiopaatiline ehk ebaselge viljatus, kus nagu mõlemad on terved, kõik analüüsid, testid on normis, aga paaril ei õnnestu rasedaks jääda. Ja naistepoolselt ongi, et seal põhjuseid on erinevaid, et vahest võib olla ka näiteks kiltnäärmehaigus, mis on põhjuseks, et kas näiteks on rohkem raseduse katkemisi, et vahel on tõesti see, et me korrigeerime selle kiltnäärme funktsiooni ära ja ta jääb ise juba rasedaks. Ja siuksed väga ongi, et siuksed tüüpilised on polütsüstiilsed munasarjad, endometrioos, et need on ühed siuksed sagedasemad. Aga millised on need esimesed sammud, et kui paar tuleb sinu juurde, siis milliseid analüüse ja uuringuid sa neile määrad? No kõige esimene ongi see anamnüüsi võtmine, et tihti on see on meil juba niisugune vihje ja sealt me saame juba vahest diagnoosi panna, et algul me kaardistame naise tsükli, et kuidas tal see menses käib, kas on regulaarne, on mitteregulaarne, kas ta käib igakuiselt, sest polütsüstiliste munasarjadega naistel vahest käib ainult paar korda aastas või on niisugune 40 ja rohkem päeva, et kui me juba selle saame kätte, siis juba arsti mõte liigub selles suunas, et siin on vist tegemist polütsüstiliste munasarjadega. Siis me küsime alati, kas on eelnevaid rasedusi olnud, kas on olnud katkemisi, sest on ka paare, kellel on olnud korduvaid rasedusi, aga need on katkenud. Sealt me peame hakkama otsima siis mingit muud põhjust, et kas on mingit immunoloogilist põhjust seal taga. Siis alati uurime, et krooniliste haiguste suhtes, mis ravimeid ta võtab, on ju kaal, et ülekaal on teada, et on põhjus, mis vähendab viljakust ja samamoodi elustiili ja ka mehe elustiili, et kas mees puutub kokku mingite kemikaalidega, teeb ta sporti, tarvitab ta mingit steroide ja siis sealt juba lähevad edasi siis analüüsid, et naisel siis tavaliselt esmaselt hormoonanalüüsid, siis mehel spermogramm, ja kui sealt poolt on mõlemad korras, siis tihti kontrollime ära munajahade läbitavuse ja sealt edasi saab juba siis raviplaani teha. Kas raviplaan näeb alati ette kehavälist viljastamist? Ei. Esialgu väga, ei ole suur osa protsent naisi, kes kohe on suunatud viljatusravile. Tihti on see, et vahest piisab, et me aitame ravimitega ovulatsiooni tekitada, et ta ei vajagi mingeid protseduure kohe. Või siis alustame inseminatsiooniga, mis on siis kergem variant, ehk siis keha sisene viljastamine, kus me ovulatsiooni aeg viime selle spermaemaka õõnde, et ka see annab tulemusi, et kui on just niisugune ebaselge viljatus, kus nagu mõlemad on korras, siis nendel me alustame ikkagist alati inseminatsiooniga, mis on kergem ja ka saame häid tulemusi, et kehaväline viljastamine ei ole alati jah, et kui viljatusraviarsti juurde pöördud, siis sellega kohe asi jätkub. Kui me nüüd IVF-i juurde läheme. IVF on siis kehaväline viljastamine, aga IVF on võib jaguneda ka nagu IVF-iks ja X-iks, et mis vahe sellel kahel on? IVF on siis niisugune vana klassikaline meetod, ehk kus siis pannakse munarakud ja spermatosoidid nii-öelda ühele petritassile ja siis see spermatosoid peab ise tungima läbi munaraku seina ja selle munaraku viljastama. X-i on siis uuem meetod, mis on hiljem leidnud kasutust, et see oli just see näidustus, miks ta üldse välja töötati, oli mehepoolne põhjus, et kui need spermatosoidid ei suuda tungida läbi munaraku seina. Ja X-i on siis see, kus embrüoloog otsib selle kõige ilusama spermatosoidi, võtab selle pipeti ja süstib ise läbi munaraku seina selle munaraku sisse. Ja praegu ongi, et see näidustus X-ik on alati, kui on mehepoolne viljatus, aga ka vahest naiste puhul, kui on seal, naine on vanem kui 40, siis kasutatakse rohkem X-it või kui on eelnevalt ebaõnnestunud IVF, et on ka juhuseid, kus me paneme IVF-ile nii-öelda need spermatosoidid ja munarakud kokku ja viljastumist ei toimu. Kuigi ei ole nagu mehepoolse põhjust, et teadmata põhjusel IVF ei tööta, et siis sellel paaril on ka teada, et järgmine kord on kindlasti X-iga see viljastamine vajalik. Aga kas X-i viljastamine võib selguda ka käigu pealt? Ja on ka selliseid juhtumeid, et meil embrüoloogid teevad alati siis protseduuri päeval, kui on munarakkude võtmine ja viljastamine plaanis, teevad mehele spermogrammis, määravad ära ka spermatosoidide vastased antikehad ja kui need on positiivsed, siis sel juhul otsustatakse X-i kasuks, sest on teada, et need antikehade tõttu võib siis IVF ebaõnnestuda. Üks osa viljatusravist võivad olla ka doonorsugurakud, et kas neid kasutatakse tihti?
me igapäevapraktikas näeme jah, et nende kasutatavus tõuseb, sellepärast et sünnitajate ja ütleme rasedust planeerivate naiste vanus tõuseb, et palju on meil paare, kus naine on 44 ja vanem, kuna Eestis võib siis seaduse järgi teha viljastamist naistele kuni 50 kaasa arvatud, siis ei ole meil see haruldane, kui naine on 47, 48, 49, ta tahab emaks saada ja tavaliselt seda me teame, et nende puhul oma munarakke me kasutada ei saa, kuna need ei ole kvaliteetsed, need ei viljastu hästi, me ei saa sealt terveid embrüoid, et siis nendele me soovitame munaraku doonorit kasutada ja nende naiste arv igapäevaselt järjest tõuseb. Aga kas selleks on siis tarvis mingit eraldi nõusolekut allkirjastada või partner peab ka nõus olema ju selle doonormunaraku kasutamisega? Ja ikka, et see iga viljastamisraviprotseduuri eelselt on seaduse poolt siis ette nähtud, et peab olema nõusolek, nii et see paar on siis nõustatud ja nad ise kirjutavad lepingule alla, et me kasutame munaraku doonorit ja mõlemad on nõus selle munaraku doonori kasutamisega. Et doonorlus on Eestis anonüümne, aga sellest aastast võib ju doonor olla ka sulle tuttav inimene. Jah, et varasemalt oli siis nii, et munaraku doonor oli anonüümne või siis võis olla ainult lähisugulane, naise lähisugulane. Siis see aasta see seadusandlus muutus ja ütleme, nõuded läksid oluliselt liberaalsemaks, nii et võib olla nii spermadoonor kui munaraku doonor võib olla ka tegelikult tuttav ja siis ta on nii-öelda mitteanonüümne doonor ja siis ainult siis tema nii-öelda rakud lähevad siis sellele paarile, et kellelegi teisele neid rakke ei jagata, et siis sellele konkreetsele paarile, kelle jaoks ta tuleb siis annetama. Aga nüüd, kui see siirdamine jõuab kätte, siis ju mõne patsiendi puhul embrüod, mis kasvavad, need ju külmutatakse. Mõnele siirdatakse värskelt, mõnel külmutatakse, et mis vahe neil on? Ega seal suurt vahet ei ole, et see millal me otsustame külmutada, millal mitte on tihti see, et kui me kasutame värsket munaraku doonorit, mis tähendab seda, et doonor on ütleme süstib ja on punktsioonipäev, et siis me tihti teeme nii, et me külmutame embrod, kuna üsna keeruline võib olla ühte tsüklisse ajastada nii naise patsiendi tsüklid kui siis doonori tsüklid, et alati võib olla see, et mingi nihe tuleb ja me ei saa neid sünkroniseerida. Et seetõttu, et sihukest vähem stressi naisele, et siis me tihti soovitame, et me teeme embrod valmis ja siis rahulikult hakkame naise ettevalmistusega pihta. Või kui naine kasutab näiteks külmutatud munarakke, et siis me saame täiesti lähtuda ainult naise tsüklist ja siis me võime teha ka värsket siirdamistest, et siis on see, et kui naisel on parim aeg, siis me otsustame, nüüd homme me viljastame, 6 päeva pärast siirdame, et siis on nagu vähem selliseid tõrkeid. Ja nendel juhtudel siis me saame värske embro siirdamist, aga statistiliselt tegelikult seal tulemustes vahet ei ole, kuna embrod väga hästi taluvad seda külmutamist ja sulatamist ja üliharva on see kadu, et embro ei sula üles, et seetõttu nagu protseduuri õnnestumise protsent on praktiliselt sama. Meil käib ka palju välismaa patsiente, et neile vist oleks külmutatud embro siirdamine veel eriti stressivaba. Jah, sest et ongi, et kui nad tulevad siia, ütleme, et me teeme värske viljastamise, ta lendab siia kohale, on ju, ta on võtnud kõik ennast töölt lahti, on ju, ja siis selgub, et meil ei ole selleks päevaks ilusat plastotsüsti, sest vahest võib olla see plastotsüst ka natukene ehk siis embro natuke aeglasema arenguga, et kui me tavaliselt siirdame 5. päeva embro, siis vahest võib juhtuda, et ta 5. päevaks ei ole selles staadiumis, mis me tahame ja me ootame 1 päeva ja ta on võib-olla järgmiseks päevaks ilus. Aga siis me siirdada enam ei saa, sest naise emaklimaskest ei oota seda päeva. Temal on ainult see 1 ja õige päev. Et seetõttu on välismaalastel me tihti pakume, et me teeme embro ennem valmis, et siis me teame, et meil on olemas see embro, meil on külmas, me teame kvaliteeti ja siis ta hakkab rahulikult enda ettevalmistust ja tuleb siia ja ei ole mingit takistusi siirdamisel. Aga kui kaua seda embrot säilitada saab? Seaduse järgi me võime embroid külmas hoida kuni 7 aastat, et see ei ole kuidagi embrole kahjulik. Eelmises episoodis me rääkisime ka PGT-st. Et kas sa palun räägiksid, et millisel juhul see embryote geneetiline testimine on soovitatav? Meie soovitame
Seda alati siis, kui naine on 40+, et kuna me teame, et statistiliselt kõik uuringud näitavad, et üle 40 aneuploidset ehk siis mittetervete embrüote arv tõuseb, et just see, et vähendada nii-öelda mõttetuid siirdamisi, kus me siirdame mitteterve embrüo, siis me teame, et me ei saa sealt rasedust. Ja kindlasti me soovitame, kellel on näiteks korduvaid katkemisi, kellel on korduvaid ebaõnnestunud IVF, et me oleme saanud embrüoid, me siirdame, nad ei kinnitu. Et nendel tasuks alati testida, et kunagi ütleme, kui on noor naine, ütleme seal mingi munajuha on kinni või mehepoolne põhjus ja me teeme esimest korda, et siis kindlasti ei pea neid embrüoid testima. Aga just see, et kui on kas korduvad katkemised, korduvad ebaõnnestunud protseduurid või naine 40+, et nendel juhtudel on see alati näidustatud. Ja PGT puhul peab ka allkirjastama nõusoleku vormi? Jah. Kus neid geneetiliselt testitakse? Meie saadame siis need embrüo biopsia materjali saadame Hispaaniasse, Igenomicsi laborisse, kes siis seda protseduuri teostab ja sealt me saame siis vastuse ja siis juba, kui on vastused olemas, me teame, palju meil terveid embrüoid on, siis saame hakata juba siirdamise tsüklit planeerima. Aga kui kiiresti see vastus tuleb? No vastus tuleb kuskil 2 nädalaga, et ütleme, kui me teeme lihtsalt PGTA-d ehk on siis nii-öelda embrüo screenimist, kui meil on teada mingi konkreetne geneetiline haigus, et sel paaril on või on naisel ja siis me testime konkreetse haiguse suhtes, see on siis PGT-M, et see vastus tuleb kauem, see vahest võib võtta isegi mitu kuud, kuna seal on nagu labor peab spetsiaalseid ettevalmistusi tegema, et see võtab kauem aega, aga nii-öelda see tavaline screenimine ehk PGTA, et selle vastuse me saame kuskil tavaliselt 2 nädalaga. Kas patsiendid kasutavad PGT võimalust järjest rohkem? Ja meie kliinikus on see arv tõusev, et me pakume seda teenust nüüd kuskil paar aastat, ma arvan, aga see aasta on jah, ütleme, et on ikkagist hüppeliselt selle teenuse tõus meil. Ja me oleme sealt väga häid tulemusi saanud, et ikkagi ütleme, kui me siirdame testitud embrüo, siis see rasestumise tõenäosus on kuskil 60%. Väga hästi. Aga kui sa ütlesid just, et 60%, aga kui suur on üldse tõenäosus esimesel korral IVF-i abil rasestuda, kui oletame ei ole tehtud seda PGT-d? No, tavaline statistika ütleb siuke 25-30% on see rasestumise tõenäosus. Ja elussünnimäär natuke väiksem, sest alati võib olla raseduse peetumisi, katkemisi, et elussünnimäär siis kuskil 20-25%. Aga räägime siis statistikast ka natukene, et meil 3 aasta jooksul on olnud ju väga palju protseduure ja ligi 500 kehavälise viljastamise protseduuri, 400 külmutatud embrüo siirdamist pluss 300 emakasisest inseminatsiooni ja järjest tõusvam trend on ka munarakkude külmutamine. Et näed sa seda enda tööpäevade pikkuse arvelt ka? Vahel küll, jah. Et õnneks nüüd on tulnud arstide poolt lisaväge, et siis suudame nagu selle hajusamalt ära jagada, et ei ole see koormus nii tohutult suur. Jah, aga võib-olla siis suurtest numbritest, et eelmisel aastal oli meil ligi 2000 naistearsti vastuvõttu, et mis näitab, et ka tullakse ka erakliinikusse lihtsalt naistearsti juurde. Ja, tullakse, käiakse. Ja, et naistearste töötab meil praegu 5 või 6. Ja lisaks veel loote anatoomia uuringud. Jah, et 2 arsti pakuvad võimalusi ka rasedusaegse ultraheli uuringuid teha. Ja selle vastu on ka täiesti huvi olemas. Just. Pluss ju jäävad meil oma patsiendid, kes jäävad rasedaks, on paljud meie ämmaemanda juures jälgimisel, et meil on ämmaemandad, kes rasedaid jälgivad, et osad ja ütlevadki just, et neile meeldib, et me juba teame nende case'i on ju, et nad ei taha kuskile mujale minna, nad tahavad nagu samas kliinikus jätkata, et siis neil on ka see võimalus siin ämmaemanda juures jälgimisel olla kuni sünnituseni. See on küll tore, et meie töö tulemusena ju 100 kliinilist rasedust eelmine aasta tekkis ja see aasta tõotab ka väga viljakas tulla. Aga sa oled tegelenud juba üle 10 aasta viljatusraviga, et oskad sa kokku võtta, mis on selle aja jooksul muutunud, et kas on see viljatusravi arenenud kiiresti
või kuidas on nagu labor selle aja jooksul paremaks läinud või oskad seda kirjeldada? Ja no 10 aasta jooksul muutusi on palju olnud jah, et isegi 13 aastat ütleme, sest alguses oli ikkagi see, et oli nii-öelda raviprotokoll oli, me kutsume seda pikaks protokolliks, oli ainult üks raviprotokoll. Sellega me nägime, et sellega oli palju hüperstimulatsioone ehk siis see, kus munasarjad reageerisid liialt, me saime liiga palju munarakke, mis tekitas siis hüperstimulatsiooni reaktsiooni naisele ja see võib olla isegi teatud olukordades üsna eluohtlik. Et siis leiutati nii-öelda lühike protokoll raviskeemis, mis suutis siis seda hüperstimulatsiooni kontrolli all hoida. Sellega me saame seda vältida, et ütleme, praegu satub haiglasse ikkagi raske hüperstimulatsiooniga väga üksikud naised. Ja varasemalt oli, ma mäletan, vahest oli võib-olla günekoloogias üks palat neid täis on ju, kus naised on just see, et neil koguneb vesi kõhtu, kõhud suured, pannakse voolik kõhtu, et see vesi välja lasta on ju. Ja vahest nad olid teinekord seal nädalaid haiglas on ju, eriti kui rasedus tuli, siis see kõik võttis kauem aega, et siis praegu seda nagu haiglad ise ütlevad ka, et ikkagi hüperstimulatsiooni nad näevad õnneks üliharva. Et see on just kõik see, et raviskeemid on muutunud, me saame seda kontrolli all hoida. Lisaks on tulnud siis, on asendunud nii-öelda aeglane embryote külmutamine kiire ehk vitrifitseerimise vastu. See võimaldab ka vitrifitseerimine, võimaldab ka munarakke külmutada, mida me varasemalt teha ei saanud. Et sperma kannatas aeglast külmutamist, munarakke ei kannatanud, ta läks nii-öelda katki selle külmutamise protsessis. Et see vitrifitseerimine oluliselt ta parandab ka embryote elulemust, et varem oli ikkagi, ütleme, üsna palju oli see, et need embryod ei kannatanud seda sulatamist, külmutamist, et me kaotasime nagu nii-öelda külmutatud ringil ikkagi mitmeid embryoid, siis praegu on nagu üliharva seda. Ja pluss on tulnud nüüd embryoskoop ehk siis inkubaator, kui varem panime embryod kõik ühte inkubaatorisse, embryoloog võttis iga päev ta välja, vaatas mikroskoobi all, kuidas ta on arenenud, on ju, pani ta inkubaatorisse tagasi, seal ikkagi tähendas talle nii-öelda keskkonnavahetust embryole, rõhuvahetust on ju, mis embryole väga ei meeldi, siis praegu on nii-öelda embryoskoop ehk inkubaator, mis ise pildistab ja jälgib embryoid kogu aeg, teeb iga 10 minuti tagant pilte ja embryoloog saab jälgida siis ekraanilt, on ju, kerib tagasi, vaatab, millal embryo jagunes, et ta ei võta teda inkubaatorist välja, et ka see on kindlasti oluliselt parandab nii-öelda embryo kvaliteeti ja lisaks on tulnud PGTA on ju, mida nüüd Eestis ka tehakse, et need kõik on tegelikult neid viljatusravi tulemusi oluliselt parandanud. Et 10 aasta jooksul on tulnud, on olnud väga hüppeline areng. Päris palju arengut, jah. Sa rääkisid külmutamisest, et räägime natukene ka munarakkude külmutamisest. Et kui embryoid võib hoida 7 aastat, siis kaua munarakke ja seemnerakke võib hoida? Sugurakkude hoidmisel Eestis piirangut ei ole seaduse poolt, et kui on öeldud, et embryo on 7 aastat, siis munarakku või spermatosoididel ei ole piiri. Et me saame kasutada siis neid kuni naine saab 51, et kui ta saab 51, siis peale seda me enam viljatusravi pakkuda ei saa. Ja enne seda võib 30-selt külmutada neid ja siis ütleme 49-selt kasutama hakata, et seal ei ole mingit probleemi. Ja kui patsient ise munarakkude külmutaja siis näiteks rasestub ja tuleb välja, et võib-olla tal neid munarakke, mis ta külma pani, ei olegi vaja, et mis nendest munarakkudest siis edasi saab? Ja, et tal on 2 võimalust, et üks on see, et kas ta hävitab need, kui ta ei taha neid enam külmas hoida, aga teine võimalus on ka see, et kuna nüüd see seadusandlus sellest aastast muutus, et ta võib tegelikult neid annetada, et siis ta muutub nii-öelda doonoriks. See tähendab küll seda, et tal tuleb teha siis kõik doonoritele kohustuslikud analüüsid tagantjärgi, et me peame kontrollima tema geneetilist tausta ja lisaks seal mis seaduse poolt ette on nähtud, aga põhimõtteliselt ta võib neid loovutada ja see tegelikult sama on ka embryotega, et kui paaril on näiteks embryod, on ju, nad on oma laste arvu kätte saanud, nad ei taha neid embryot kasutada, siis nad võivad ka embryot loovutada seaduse järgi, aga see eeldab jälle see, et me peame mõlemile paarile, siis nii mehele kui naisele tegema kõik vajalikud doonorite analüüsid, siis me saame neid nagu pakkuda teistele inimestele. Mis sa arvad, palju üks naine võiks munarakke külma panna? No soovituslik on, et 20-25 munarakku võiks külmas olla, et see nagu garanteerib ühe lapse sünni. Et seda muidugi peab arvestama, et mitu korda naine seda protseduuri teeb, sest et on ütleme, kui naine tuleb õigel ajal külmutama, ehk ta on veel fertiilselt heas ütleme, perioodis, et ta fertiilsus on kõrge, siis teinekord ta saab oma 20-25 munarakku külma 1-2 protseduuriga.
on ju, kui on juba vahest tulevad meil naised, kes on juba natukene hiljaks jäänud, et nende reserv on väiksem ja me võime korjata seal võib-olla 3-5 munaraku kaupa, et siis kindlasti nad ei ole võrreldavad. Et me ei saa nagu garanteerida, et see, kes on teinud seal 5 korda munarakkude külmutamist ja lõpuks saab 20 munarakku, et tal on garanteeritud see üks sünnitus. Sest et kui me teeme, ütleme siin kehavälist viljastamist, siis me näeme ka, et kui rakk on vähe, siis see kvaliteet on kehvem ja need tulemused ei ole nii head. Et seetõttu ongi, et kõige mõttekam on siis see munarakkude külmutamine ikkagi kõrges fertiilses, ütleme, või viljakas eas on ju, et kui see viljakus on veel kõrge, et siis on ka need tulemused paremad. Kui naine sünnib, palju tal üldse munarakke on? No looteeas on neid või ütleme vastsündinul on neid miljonites ja siis hakkab neid kogu aeg vähenema, nii et kui naine jõuab sellisesse fertiilsesse ikka, siis on neid kuskil võib-olla 400 000 ringis ja tasapisi siis iga tsükkel neid seal muudkui väheneb. Hea teada. Räägime natukene veel sinust, et sa oled töötanud nii suures haiglas kui ka nüüd meie kliinikus juba mõnda aega, et kas sa näed, kuidas sa näed seda vahet, et kas patsiendid tajuvad ka seda, millises keskkonnas sa neid vastu võtad? Või seda lähenemise poolt just? Jah, eks nad kindlasti tajuvad, sellepärast et suures haiglas on see, et seal on ju, ütleme nii-öelda haigekassa poolt limiteeritud vastuvõtuajad, et seal ongi, tihti nad ütlevadki, et nad natuke tunnevad nagu konveieri tunnet, aga see ongi, kui arst peab võtma päevas 20 patsienti, siis tal ongi vähe aega, et seal ongi, kui sul on 20 minutit aega vastuvõtuks on ju, kui tuleb esmane paar, kellel on võib-olla seal pikk ajalugu juba ravides puhas, siis sellest ajast jääb väheks. Et see on nagu erakliiniku eelis, et meie saame vastuvõttu pakkuda pikemalt, et meil on esmane vastuvõtt 1 tund, et sa jõuad süveneda, sa jõuad vestelda, sa jõuad läbivaatuse teha, et riiklikus süsteemis sul läheb väga kiireks ja sa ei jõua seda kõike vahest ühe vastuvõtuga ära teha. Ja pluss see, et tõesti, et sa enam-vähem jäävad su patsiendid jäävad sulle meelde, et sa tead, sa nende looga, see jääb sulle meelde, et sul on nagu tuttav case ja kindlasti ma arvan, et nad tunnevad ise ka, et nad rohkem on nagu, ongi, et nagu nendele personaalset lähenemist, sest et sul on aega. Kas sa nendega peale lapse sündi ka edasi suhtled? Vahest mõned patsiendid on, kes on jäänud nagu günekoloogi vastuvõtuna tulevad, nii et mul on jah mitmeid patsiente, kes on jäänud hiljem nagu tava günekoloogilise patsiendina vastuvõttudel käima. Mõned lapsed on juba vahest, arvestades staaži on juba siuksed põhikoolis, et juba suured need esimesed tööviljad, et ja, päris mitmed patsiendid on, kes on jäänud käima. Lõpetuseks, mis sa tahaksid võib-olla öelda paarile, kes on murega sinu juurde pöördunud ja tahaks alustada seda teekonda, et võib-olla kuidas sa neid julgustaksid? Kindlasti, mida ma ikka nagu üritan öelda ka, et ei tasu kõigepealt panna nagu tohutuid lootusi esimesele protseduurile, sest seda ma näin ka, et ongi, et paar on tavaliselt ongi, et nad on juba pikalt proovinud, kui nad viljatusraviarsti juurde jõuavad ja siis on see kannatus on juba katkemas ja siis on see, et kui see esimene ravitsükkel, et sa hakkad tegema kehavälist viljastamist, siis nende ootused on väga kõrged. Et kohe ma pean selle esimese korraga jääma, on ju. Ja kui see ei õnnestu, et siis on vahest väga suur pettumus, et on kindlasti olnud paare, kes on ka loobunud seejärel. Et mina ka nagu alati ikkagi ütlen, et kui on esimene protseduur, et siis see on ka meile nagu õppimiseks arstidele, et me kunagi ei tea, kuidas kellegi keha reageerib ravile ja vahel me näeme, et meil on ühed parameetrid, meil on analüüsid asjad, et me ootame ühte tulemust, aga on hoopis võtta näpust reaktsioon teine. Ja see ongi, see on nagu arstile ka siukene teeviit, et nüüd ma tean, mis ma järgmine kord teen teisiti, et seda ma ka üritan alati öelda, et ärge esimese korra, kui meil ei õnnestu selle, et ärge võtke seda nüüd lootusetult, on ju, et nüüd ma ei saagi emaks, et mul ei tasu ravi teha, vaid läheme edasi, leiame uued lahendusi, kuna erinevaid võimalusi on, erinevaid ravimeid on, et me saame varieerida, et meil ei ole ainult üks, et kui see ei tööta, siis on kõik. Et kindlasti kannatlikku meelt. Sest et sa julgustad neid proovima erinevaid raviskeeme ka võib-olla. Ja ongi, et vahest me ongi, et peale seda esimest korda, teine kord me teemegi täiesti, ütleme, teise plaani, et kasutame teist skeemi, kasutame teisi ravimeid, lisame ravimeid juurde, on ju. Et just see, et hästi
palju me näeme, et tegelikult seda stressi on tohutult palju patsientidel just selle viljatusega seoses ja selle raviga seoses ja see paneb ka tegelikult paari, ütleme, suhte tihti proovile. Et me oleme näinud ka juhuseid, kus ongi, et lõpuks siis see soovitud laps saadakse, aga see suhe enam ei toimi, see laguneb, on ju. Et just see, et kuidagi seda stressiga, nagu, et see paar tuleks ka oma stressiga toime, et ta üritaks seda stressi vähendada, sest et vahest me oleme näinud ka, et mäletan, üks suvi oli hea näide, et kus oli see, et läksin puhkusele, ütlesin patsiendile, et nüüd on nii, et ma 6 aega ei ole, puhake, on ju, ja siis hakkame seal, ütleme, augustis-septembris pihta ja mitu paari rasestus on. Ja nad ütlesidki, et nad pinge võttis maha, nad teadsid, et midagi ei toimu, on ju, võtavad lõdvalt ja tuli see rasedus spontaanselt, on ju, et see näitab, kui palju ka stress tegelikult on seal mõjutav faktor. Absoluutselt, täitsa nõus sinuga. Aga aitäh, et sa tulid täna meile rääkima viljatusest, laste saamisest, munarakkude külmutamisest ja endast ka. Kui sul tekkis mõni küsimus meile, siis ole julge ja kommenteeri või saada meile meil ivf@ivfnordic.com. Aitäh! Aitäh!